Vabandust, proua Helme. Mida te tahate? Andestage, välisuksel kaapil keegi nähtamist ennustanud selle kinni panna. Mu mees ei ole kodus, härra Krookstad. Tean seda. No, mida te siis tahate? Teiega paarsina rääkida. Minuga. Kas te soovite rääkida minuga? Jah, soovin küll. Täna. Aga ei ole ju veel esimene kuupäev. Ei, on jõululaupäev. Oleneb teist enesest, milliseks teie jõulureem kujuneb. Mida te tahate? Täna ei ole mul sugugi võimalik. Sellest me esialgu ei räägi. On midagi muud. Teil on ometi üks hetk aega. Jah, muidugi on küll, kuigi... Hüva. Ma istusin Olsini restoranis ja nägin teie meest tänaval mööda minemas. Ja kõik? Ühe daamiga. Ja mis siis? Tohime teilt küsida, kas see daami all on mitte keegi proua Linde? Oli küll. Äsja siia linna tulnud. Jah, täna. Ta on ju teie hea sõbranna. Jah, seda küll, aga ma ei mõista avada. Ka mina tundsin teda täna. Seda ma tean. Sama. See on teil siis teada. Seda ma arvasin. No, tohime siis teilt lühidalt ja selgelt küsida. Kas proua Linde saab aktsiapanka mingi koha? Kuidas te, härra Krookstad, võite endale lubada mind usutada? Teie, üks mu mehe alluvatest. Aga kuna küsiti, siis peate teada saama, jah, proua Linde saab kohe. Mina olin see, kes tema eest kostis, härra Krookstad. Nüüd te teate seda. Mu oletus oli isegi õige. Eks inimesel ole pisut mõjuvõimu ikka ka, arvan ma. Isegi kui oled naisterahvas, ei ole sellepärast teil sugugi öeldud, et kui oled see teise alluvuses, härra Krookstad, siis peaks tõesti hoiduma seda riivamast Kel mõjuvõimu on? Just. Proua Helmer, kas te ei tahaks nii hea olla ja oma mõjuvõimu minu heaks kasutada? Mis mõttes? Mida te sellega tahate ütelda? Kas te tahaks nii hea olla ja oma mõjuvõimu kasutada selleks, et mulle mu alluv koht pangas alles jääks? Mida see peab tähendama? Kes teie kohta teilt ära võtta kavatseb? Teil ei ole vaja teeselda, nagu te mitte midagi ei teaks. Ma saan väga hästi aru, et teie sõbrannale võib meeldib olla end niisuguses olukorda sealt, kus ta minuga kokku puutub. Ja nüüd ma mõistan ka seda, keda ma selle eest tänada võin, et mind minema kihutatakse. Aga ma kinnitan teile... Jah. Lühidalt ja selgelt, toome aega. Ja ma soovitan kasutada teie mõjuvõimu selle takistamiseks. Aga härra Krookstad, mul ei ole mitte mingisugust mõjuvõimu. Ei ole. Minu meelest ise ütlesid. Selleks ei tulnud loomulikult mitte niimoodi aru saada. Minu. Kuidas te võite arvata, et minul oma mehele mingit niisugust mõjuvõimu on? Ma tundsin teie meest juba üliõpilaspõlves. Arvan, et härra pangadirektor ei ole tugevam kui teised abielumehed. Kui mehest halvustavalt räägite, siis näitan teile kust. Proua on väga julge. Ma ei karda teid enam. Kui uus aasta on möödus, pääsen ma peagi kõigist sellest. Kuuleke, proua Helmer, kui tarvis võitlema otse kui elu eest, et mu väike koht mulle pangas alles jääks. Jah, seda muidu tõesti näib olema. Seda mitte ainult sissetuleku pärast, see on mulle koguni kõige vähema tähtsusega. Kui see ühel teisel põhjusel. Nojah, ma räägin selle ära. Vaatke, lugu on nõnda. Te teate ju niisama hästi kui kõik teised, et mu hulk aastaid tagasi panin kord toime ühe mõtlematu teo. Aga need on niisugust kuulnud. Kohtus ei see asi öelnud. Aga kõik teised mees korraga nagu kinni. Siis hakkasime seda äri ajama, millest te ju teate. Millestki pidime ju kinni haarama ja ma söandan ütelda, et me kõige hullemate killast ei olnud. Nüüd ma pean sellest kõigest välja rabelema. Mu pojad sirguvad. Nende pärast pean ma katsuma endale nii palju inimeste lugupidamist tagasi võita kui võimalik. See koht saab pangas oli mulle kui esimeseks redelipulgaks. Ja nüüd tahab teie mees mind redelilt maha tõugata, et ma jälle sinna porisse satun. Aga jumala pärast, härra Krookstad, te teate, et ei ole sugugi minu võimuses. Sellepärast, et teil ei ole selleks tahtmist. Minul aga on vahendeid teid sundida. Ega te olete mu mehele kavatse rääkida, ma teile raha või küll. Kui ma ole siiski räägin. See oleks teist alatu tegu. Saladuse, mis mu uhkus ja rõõm on, saaks ta nii teada. Saaks teada teie käest. See tooks mulle kõige kohtuvaid ebameeldivusi. Ainult ebameeldivusi. Aga katsuge seda teha.
see oleks kõige lahendus teile endale, sest siis saaks mu mees alles õieti teada, kui halb inimene te olete. Ja siis jäädaks te neile mingi naist teile kohta. Ma küsisin, kas teil on hirm üksnes koduste ebameeldivuste ees. Kui mu mees selle teada saab, siis maksab ta loomulikult kohe ära, mis meil tasuda on jäänud ja siis ei ole meil teiega enam huvi tegemist. Kuulge, proua Helmer, kas teie mälu on nõrk või ei ole teil ärjad, siis kuigi palju taipu? Mul tuleb teid vist olukorraga natuke lähemalt tutvustada. Kuidas nii? Kui teie mees haige oli, tulite te minu juurde, et lahendatud oleks 200 speetselit. Kõige teist ma ei teadnud. Ma lubasin siis selle summa teile muretseda. Ja muretsisitegi? Ma lubasin selle summa teile muretseda teatavatel tingimustel. Mul oli oma mehe haiguse pärast nii palju muresid ja nii suur tuhin reisiraha saada, et ei saanud kõrvalastele minu arvates kuigi palju mõtted. Seepärast ei tee kurja, kui ma seda teile meelde tuletan. No, ma lubasin sellele raha teile muretseda võlakirja vastu, mille koostasin. Jah, ja millele mina alla kirjutasin. Väga hea. Kuid sellele võlakirjale lisasin ma paar rida, millega teie isa vastutuse võla eest enese peale võttis. Nendele ridadele pidi teie isa alla kirjutama. Ta ju kirjutaski alla. Kuupäeva olin ma pannud in blanco. See tähendab, teie isa pidi ise märkima, mis kuupäevade paberile alla kirjutada. Kas mäletate seda? Jah, arvan, mäletan küll. Ja muidugi andsin ma võlakirja teie kätte, et seda postiga oma isaga saada. Kas polnud nõnda? Oli küll. Ja loomulikult te tegite ka seda kohe. Sest juba 5-6 päeva pärast, et tulite mulle tõendega, kus oli teie isa allkiri. Seejärel sai su summa teile välja makstud. Jah, kas ma ei ole mitte korralikult maha makse keendanud? Enam vähem. Kuid et selle juurde tagasi tulla, millest me just praegu rääkisime. See oli kindlasti raske aeg, proua. Jah, seda ta oli. Teie isa oli vist väga haige arvama. Ta oli suremas. Suri vist varsti pärast seda. Jah. Ütlete mulle, proua, kas te juhuslikult ei mäleta oma isa surmapäeva? Ma mõtlen kuupäeva. Isa suri 29. septembril. Täiesti õige. Ma kuulasin järele. Ja seepärast on siin üks imelik asjaolu, mida ma inimesele kuidagi seletada ei oska. Mis imelik asjaolu? Ma ei tea. See imelik asjaolu, proua, et teie isa on sellele võlakirjale alla kirjutanud 3 päeva pärast oma surma. Kuidas nii? Ma ei saa aru. Teie isa suri 29. septembril. Aga vaadake siia. Teie isa on dateerinud oma allkirja 2. oktoobril. Kas see ei ole imelik, proua? Kas te võiksite seda mulle seletada? Imelik on ka see, et sõnad 2. oktoobril ja aastaarv ei ole kirjutatud mitte teie isa, vaid ühe teise käekirjaga, mida ma arvan tundma. Noh, seda saab ju seletada. Teie isa võis unustada oma allkirja dateerida, siis tegi seda huupi keegi teine. Teil enne, kui tema surmast oli teada saada. Sellest pole midagi halba. Tähtis on allkiri ise. Ja see on tõesti teie isa. Oma nime tõesti teie isa siia kirjutanud. Ei ole. Isa nime kirjutasin mina. Kuulge, proua, kas teate ka, et see on ohtlik üleskannistus? Mis pärast? Varsti te saate oma raha tagasi. Tohin ma teilt küsida, miks te seda paberit oma isa ei saanud? See oli võimatu. Isa oli ju haigevoodis. Kui ma temalt allkirja oleksin palunud, siis oleksin ma pidanud talle kütlema, milleks seda raha tarvis on. Aga kuna ta nii haige oli, ei võinud ma talle kütelda, kui mu mehe elu on ohus. See oli võimatu. Siis oleks teile parem olnud, kui te sellest välismaareisist oleksite loobunud. Ei! See oli võimatu. See reis pidi mu mehe elu päästma. Ma ei võinud sellest loobuda. Aga kas te siis selle peale ei mõelnud, et see on minu petmine? Seda ei võinud ma mingil juhul arvesse võtta. Ma ei hoolinud teist põrmugi. Ma ei sallinud teid kõigi nende ebameeldivuste pärast, mida te mulle külmaväriliselt tegite. Olgugi, et te teate, kui ohtlikus olukorras oli mu mees. Kuulge, proua Helmer, nähtavasti teil ei ole selget aru saanud, millest teie süütegu õieti seisneb. Aga ma võin teile ütelda, et see, mida mina korda saatsin ja mis kogu mu ühiskondlik positsiooni hävitas, ei olnud ei suurem ega halvem. Teie? Kas tahate mind uskuma panna, et olete oma naise elu päästmiseks mingi vapra teo sooritanud? Seaduspõhjuse järele ei küsinud. Siis peab see väga halb seadus olema.
halb või ei, kui ma selle paberi kohtule esitan, siis mõistetakse teid seaduse järgi süüdi. Seda küsin ma ilma pealgi. Kas tütrel ei peaks olema õigust oma vana haiget suremas isa hirmu ja mure eest hoida? Kas naisel ei peaks olema õigust oma mehe elu päästa? Ma ei tunne seadusi nii täpselt, aga ma olen kindel, et kusagil neis peab see seisma, et see lubatud. Ja teie juriskonsulti ei tea sellest midagi. Te olete nähtavasti halb jurist, härra Kroostad. Võib ju olla. Kuid äriasjades, niisugustes äriasjades nagu meil teineteisega on, mul teie arvates taipumeti on. Väga hea. Tehke siin nagu soovite. Kuid seda ma teile ütlen. Kui mind teist korda välja tõugetakse, siis tulete teie minuga kaasa. Mida mind hirmutada? Nii lihtsam on kõik. Ei, siin ju elu. Ma tegin seda ju armastusest.